Tere! Mina olen Mauruse matemaatika õppekirjanduse toimetaja Regina Reinu. Ja minu kõrval istub täna Allar Veelmaa, kes on meie matemaatika põhiautor. Tere päevast! Minu nimi on tõesti Allar Veelmaa ja matemaatikat oleme õpetanud 30 aastat ja koostööd nüüd Maurusega 2013. aastast, nii et 4 aastat. Ja sul ongi käes esimene raamat, mis sa siin Mauruses välja andsid. Jah, tegemist on siis matemaatika tööraamatuga põhikooli lõpetajale ja tegelikult, kui me siin siia lauale vaatame, siis siin ongi need sinu tööraamatud ja töövihikud natuke kahes virnas, et siin on meil lihtsalt töövihikud siis praegu 7. ja 8. klassile ja 9. klass on ka kohe tulemas. Kas sa selle 9. klassi töövihikuga oskad ka midagi rääkida? Mul oli nagu selline mõte alguses, et kui ma selle raamatu valmis teen, et see täidab nagu töövihiku funktsioone ka. Aga nüüd sel aastal on mul 9. klass ja kui ma hakkasin nagu suvel vaatama, et mida ma võiks siis kuidagi nagu seda raamatut kasutada, tööraamatut nagu töövihikuna, siis mul ikkagi tekkis õrn kahtlus, et tegelikult peaks töövihik ka olema. Ja nii siis see töövihik nagu tekkis. Eks ole siin ka nüüd sinu küüneviha nagu seal sees selles mõttes, et me panime ju sinna ju vastused, eks ole. Et seni ilmunud töövihikutes, need ka, mis minu omad siin on nüüd laua peal, on mõningatele ülesannete vastused, aga sa tahtsid kohe kangesti, et äkki hästi palju oleks neid ja nii neid saigi siis pandud hästi palju. Nii et selle poolest ta kindlasti erineb ja minu meelest on see nagu hea õpilasele just, et ta lahendab kodus ülesande ära ja vaatab kohe, eks ole, võrdleb siis vastust, eks ole, kui on õige, on kõik korras ja kui ei ole, siis on 2 võimalust muidugi. Autor on eksinud või on teine võimalus, et lapsel on viga ja kui ta on tubli poiss või tüdruk, siis ta otsib selle vea üles. Nii et see on nagu laste aitamiseks. Teine asi, see aitab ka oluliselt õpetajat, sest õpetaja peale ülesandid ise läbi lahendama. Tegelikult on ka päris ilmus palju aega võtab, kui sul on 5-6 klassi ja kõik need järjest kogu läbi lahendama. Kindlasti ma soovitan kasutada 9. töövihikut ja alates 2. poolaastast võtta siis appi see sama kordamise raamat. Ja selle kordamise raamatu kohta ütlema veel nii palju ka, et kuna siin on nüüd natuke seda teooriat ka, ikkagi on valemid, eks ole, ja hästi palju näiteülesandeid. Mis tähendab siis seda, et kui õpilane hakkab selle järgi nagu kordama, siis tegelikult õpikud on vaja, kõrval ei ole. Ta saab selle raamatuga täiesti edukalt niimoodi hakkamat ilma õpikut. Aga siin nendeks eksamiteks valmistumise virnas on ju ka veel. Meil on seal 6. klassi tasemetööks valmistumise materjal ja siis 2 pealmist on meil veel gümnaasiumi eksamiks valmistumise materjal. Jah, selle gümnaasiumi tööraamatuga oli nüüd lugu niiviisi, et ma hakkasin seda raamatut planeerima, siis ma sain üsna kiiresti aru, et ühe raamatuga välja ei mängi. Sellepärast teemasid on nii palju ja 400 leheküljelist tööraamatut teha, see oleks selline meditsiinne probleem juba, et jätame parem selle kõrvale ja teeme parem 2. Aga kuidas sa oled mõelnud, siis millal neid peaks nagu kasutama või mis ajast alates? Et selle esimese raamatuga mina talitaks niiviisi ja ma ise olen seda mitu aastat nüüd teinud ja võtan 10. klassis kasutusele kohe. Nii. Pooled ülesanded umbes lahendame ära, pooled jätame tegemata. Ja selle mõttega, et me võtame selle raamatu 2 korda läbi veel 12. klassis, kui me kordame eksamiks. Nii et selles esimeses raamatus on idee poolest nagu 10. klassi teemad ja natuke mõni teema veel. Ja teises raamatus on siis 11. klassi teemad ja 12. klassi teemad. Nii et täpselt sama loogika on näited, näiteülesanded on hästi palju, põhimõisted on kõik välja toodud, põhivalemid. Nii et kui seda põhikooli raamatutki vaadata, eks ole, siis on ju siin kaane peal kõik valemid olemas ja nendes gümnaasiumi tööraamatutes on täpselt samamoodi. Ja kui nüüd kunagi me jälle kordustrükini jõuame, tõenäoliselt jõuame, et võib-olla siis see sinu soovitus selle 9. klassi töövihiku kohta läheb ka käiku, et paneme rohkem vastuseid. Et kuigi neid vastuseid seal on, aga ma arvan, et neid võib-olla võiks isegi rohkem olla. Ja, sul on ka muljet avaldav kogu videosid, mis kuuluvad siis tegelikult nende
nende tööraamatu juurde või on väga heaks toeks ja just mulle tundub, et õpilase nagu iseseisvaks. Põhimõte nüüd on tõepoolest niimoodi, et mõnikord on ka õpilase selles tööraamatus viide näiteks mõnele videole, et just nimelt kodus vaatamiseks. Et need videod ongi mul mõeldud selleks, et mitte nüüd õpetaja ei tee oma elu mugavaks, et ta paneb video käima ja siis on nagu tund sisustatud sellega, eks ole, et niimoodi see asi ei ole mõeldud, vaid kui õpilane kodus on haige näiteks, on võistlustel, no kus iganes, jah, paneb YouTube'is, otsib video üles, paneb tööle. Tunnis ei teema segaseks, paneb selle video tööle, vaatab ära, eks ole, ja kui saab aru on hästi, kui ei saa, küsib õpetaja käest. Nii, ja nüüd on sul käes hoopis mingisugune teine töövihik, mis siis selle kohta võiks öelda? Et näete, jah, siin on nüüd tegemist siis töövihikuga 6. klassile, mille peakirjaks on siis kordamisülesandeid 6. klassi tasemetööks. Miks selline töövihik siis on tekkinud? Vaadake, 6. klassi lõpus ju on riiklik tasemetöö. Riik tahab teada, kuhu meie õpilased on välja jõudnud, mida nad oskavad, mis on veel siis nagu saavutamata jäänud ja selline abimaterjal siis õpilastele, ütlese ka õpetajatel on tehtud just selle eesmärgiga, et saaks kõik varasemad aastate läbitud teemad kõik üle vaadata, sest selles vihikus on 5. klassi kohta käivad ülesandeid, võib-olla mõni ülesanne isegi 4. klassi teemade kohta, aga põhirõhk on siiski 6. klassil ja siin on ka samuti siis näite ülesandeid koos lahendustega, vastused ja nagu ma ütlesin, et siin on siis 5. ja 6. klassi ülesanded, nii et kui õpilane tegelikult viitsib korralikult need kõik läbi lahendada, siis tal tasemetöö tegemine ei tohiks küll mingisugust probleemi valmistada. On sul plaanis 6. klassile veel midagi teha? 6. klassile hakkan tegema, nii et just see on nagu tuleviku vormis, töövihikut. Sest kui nüüd töövihikutest natuke rääkida, siis on ju valmis saanud töövihik 7. klassile ja töövihik 8. klassile. Nende töövihikute puhul ma olen küll sinna eessõnas kirjutanud, et sõltumata õpikusse tegelikult nii ongi, et tegelikult nad kõlbavad kasutamiseks mis tahes hetkel käibiva õpikuga, nii et ma eelistaks ühele õpikule teist. Õpetaja on oma valiku koolis teinud, nii et aga töövihikud sobivad igal juhul kõikide õpikutega. Nii et 7. ja 8. klassi töövihik on olemas hetkel, 6. klassi töövihik tuleb, nii et ma arvan, et selle ma saan veel selle aasta numbri siis valmis ja liigume siis tagasi, nii et ma olen liikunud imelikul kombel, et kord siis ma edasi, kord tagasi. Ja kevadel saab valmis 5. klassi töövihik, nii et siis võib öelda nüüd seda, et kes soovivad nüüd uusi töövihikud tellida, siis on võimalik tellida töövihikud alates siis 5. klassist kuni 9. klassini, on võimalik tellida siis 6. klassi kordamise, tasemetööks kordamise vihikut, 9. klassi siis tööraamatut põhikooli lõpetajale ja loomulikult siis gümnaasiumi 2 tööraamatut, nii et hetkel nagu tundub, et üks ring on nagu peale tehtud ja üks selline päris kena komplekt saab niimoodi kokku. Ma tänan sind, tundub, et sul häid ideid jätkub, soovime sulle teravat sulge, häid õpilasi ja teile head õpetajad, head kooliaasta jätku.